Nii, tere te kõik juba ootate ilmselt, jah, nagu ma aru saan. Väga super. Nii tore, et te olete siin. Äge üritus, kas ei ole? On teil põnev olnud siiamaani juba? Väga tore. Meil on, see on nii tuttav koht minu jaoks, et selles saalis me oleme siin pidanud koosolekuid üsna mitmeid aastaid kogudusega, Järva Kristlik Keskusega, võib-olla olete kuulnud sellist kogudusest. Ja on nii tore olla noorte keskel ja eriti tore on täna rääkida ühel sellisel teemal, millest ma ilmselt võiksin rääkida mitu päeva järjest, aga mulle on antud tund aega ja ma jäin isegi paar minutit hiljaks, vabandage. Nii et üks tõsine väljakutse, et täna selle kõigi ajaga jõuda rääkida sellisel teemal, nagu on Iisrael. Võib-olla ma tutvustan ennast paari sõnaga. Aitäh, Fred. Ma olen siis Türi missionikoguduse pastor. Nägid, siin on meie omasid. Meil on nii hea meel, et me oleme võinud ka oma kogudusega väga palju teha Iisraeli reise. Mina isiklikult olen käinud Iisraelis, ma ei ole täpselt arvet pidanud, aga kuskil 50 või 55 korra vahel. Ja olen väga armunud sellesse maasse, mitte ainult sellepärast, et see on ilus maa ja ilusate randade või looduse või mis iganes asjaga, aga seal on kõik see, millest me täna räägime. See põhjus, miks me sellest täna räägime, on seal maal füüsilises mõttes. Ja täna on siis see pealkiri, nagu te siin näete, keera üks tagasi võib-olla, pealkiri on Iisraeli rahvas läbi aegade. Ja siis mulle paluti rääkida nagu Iisraeli rahva ajaloost natukene. Kui ma nimetan seda sõna ajalugu, tõstke nüüd päris ausalt käed, kellele ajalugu meeldib. Nii, väga tore. Kuule, te olete ikka nii palju paremad kui mina teie vanuses. Ma väga vihkasin ajalugu. Ma ei saanud üldse aru, miks on vaja ajalugu, mingi mõttetud numbrid, inimesed, keda ma ei ole kunagi kohanud, kunagi kohta ilmselt. Aga mida vanemaks ma sain, te olete juba ilmselt saanud vanemaks noorest peast, et ma olen hakanud aru saama, et ajalugu kordub. Ajalugu ei seisa paigal. See kogu aeg kordub. Ja kui te saate vanemaks, te hakkate ka seda märkama elust. Et elu üldiselt ei ole selline sirgjooneline liikumine, vaid see käib kuidagi moodi ringi, kas spiraali moodi või ta jõuab jällegi mingil ajal erinevas vormis küll, aga ta jõuab sama koha peale. Ja ma olen näinud oma elus üsna palju olukordi, ka poliitilises mõttes või mis iganes mõttes, et me oleme jõudnud jälle nagu sarnase koha peale, kus me kunagi oleme olnud. Ja mul on üks väga hea lause siin seina peal ka, et kui me ei õpi ajalugu, siis me oleme määratud kordama ajaloo vigu oma elus. Sama on meie isiklikus elus ka, et kui me ei õpi sellest, kus me kunagi oleme teinud juba vigu, oleme valesti läinud, siis me ilmselt kordame seda. Me jälle jõuame samasse kohta. Nii-öelda meie keeles öeldakse, et me astume samasse ämbrisse või kolistame, astume reha peale, jälle selle sama koha peale. Ja vaadake sõbrad, ajalugu on selline, et see aitab meil nagu vältida neid vigu, kui me näeme seda, kuidas ta on läinud ükskord ajaloos. Ilmselt ta jõuab samasse kohta tagasi. 1. Korintuse 10:6 ütleb piibel nii, need lood on saanud meile näiteks, et meie ei himustaks kurja, nagu nemad himustasid. Nüüd siin räägib Iisraeli rahvast. Ja miks me räägime täna Iisraeli rahvast, miks me ei räägi mingitest kolumblastest või jaapanlastest, on see, et Jumal on selle rahva kutsunud, loonud, et anda kogu maailmale, eriti meile, kes me täna tunneme Jeesust, sellise pildi, kuidas tegelikult see elu toimib, kuidas Jumal töötab. Ja kui me vaatame selle rahva ajalugu, siis siin nagu ongi toodud selline negatiivne näide, et kui nad seal kõrbes olid ja Mooses oli ära kadunud kusagile ja nad ei teadnud, mis teha ja nad hakkasid kummardama taas ebajumalaid seal kõrbes. Ja sellepärast tulid väga negatiivsed tulemused. Ja siin Paulus ütlebki niiviisi, et meie ei teeks nii nagu nemad. Sellepärast, sõbrad, on väga oluline ajalugu. Nüüd põhjused, miks rääkida Iisraelist.
mul on siin üsna mitu põhjust, ma esialgu loen nad kiiresti läbi sulle ja pärast me vaatame neid üksikasjalikumalt. Kõigepealt, Iisrael on Jumala poolt valitud rahvas. Jumal ise on valinud selle rahva. Ta on ühest mehest selle rahva toonud ülesse ja see on tema valik. Kas me sellega oleme nõus või ei ole, aga nii see on. Nii et parem oleme nõus, eks ole, nii on parem. Kui sa oled Jumalaga nõus. Teiseks, see on üks rahvas, kellel on jumalikud eesmärgid. Nad ei ole lihtsalt üks rahvas, nii nagu iga teine rahvas, aga Jumal on neid kutsunud ühe eesmärgiga. Kui Jumal on sind ja mind kutsunud, siis tal ei ole mitte ainult see eesmärk või põhjus olnud, et ole tore kristlane, käi koguduses, istu koguduse pingis ja kuula jutlusi ja nii edasi, vaid tal on üks eesmärk sinu jaoks. Ja selle rahva jaoks, selle rahva läbi on Jumalal olnud üks jumalik eesmärk. Siis see on ainus etniline eksisteeriv rahvas, kelle algust me võime lugeda ja kelle eksisteerimist me täna näeme 3800 aastat hiljem. Ma ei tea, kas sa tead nimetada veel ühte teist rahvast, kes on etniliselt eksisteerinud 3800 aastat, kelle esimest isikut sellest rahvast, Abrahami siis, tema elu, tema kutsumist, kõike väga pikalt räägib meil esimese Moose raamat, 12. peatükist alates, kuni tänapäevani välja. Et sõbrad, kui sa mõtled selle peale, siis natukene mingi külm judin peaks käima mööda selga, et see on vapustav fakt juba iseenesest. 3800 aastat on üks rahvas etniliselt säilinud. Iisraeli rahvas on õnnistatud rahvas. Räägime sellest pikemini. Iisraeli rahvas on mineviku ja oleviku tõotustega rahvas. Jumal andis esimesele iisraellasele tõotused Abrahamile ja need tõotused on suurelt jaolt tänaseni täitunud, aga kõik veel mitte, sellest räägime ka pikemini kohe. Ja mis on meie jaoks täna oluline on see, et see on üks rahvas, kelle juured või kelle juurtest meie täna kogudusena, Uue Testamendi kogudusena ammutame. Ehk siis me hoiame käes üle poole oma piibliraamatust, mis on sinu käes, on tegelikult selle rahva kaudu antud meile. Ja nii edasi, väga palju muid asju veel. Nii et meie juured lähevad sellest rahvasse, sellesse pärandisse, mis Jumal nende kaudu on andnud. Okei, hakkame siis kusagilt peale, jah? Hakkame esimesest punktist peale. Iisrael, Jumala valik. Jumal valis selle rahva. Ja kui Jumal valib, oled sa kunagi vaadanud läbi piibli, keda Jumal on valinud? Oled sa pannud tähele seda, et kõik, keda Jumal on valinud ja kutsunud, ei ole mitte täiuslikud. Vaatad sa enda peale, mõtled, huvitav, miks Jumal valis mind? No mina mõtlen ju seda tihti nii. Jumal, miks mina? See seal kuskil kõrval on palju parem kui mina, aga ta võttis mind, ta võttis sind, sa oled täna siin. Tead, mul on nii kahju vahest inimesest, kes on nii head ja tublid ja korralikud ja andekad ja kõik asjad, head asjad võiks tuua välja, nagu lihtsalt hea inimene, aga kui sa räägid talle Jeesusest, see ei kliki, sa näed, et tal nagu see ei jõua kohale, püha vaim ei miski pärast ei ilmuta talle Jeesust. Miski pärast ja see on täielik müsteerium vahest. Ma mõtlen, Jumal, et on ju paremaid inimesi kui meie siin täna. Ja kui sa loed Iisraeli rahva ajalugu, siis see rahvas on käinud kogu aeg üles ja alla. Neil on vahepeal läinud väga vapustavalt. Seal on olnud väga super inimesed nagu Joosep ja Mooses ja kuningas Taavet ja nii edasi seal. Aga siiski, kui sa loed ka nende elust, ega nemad ka ei olnud täiuslikud, nad lihtsalt panid vähem puusse kui teised. On ju, mõned panevad, kõik me paneme puusse, mõned panevad lihtsalt rohkem, nii et ära kellegi peale vaata, ütle, et kuule, näed, sa panid puusse. Me kõik paneme. Aga mõne peale sa vaatad, mõne olukorra peale sa vaatad ja sa mõtled, et Jumal, kuidas on see võimalik, et sa oled valinud midagi sellist? No näiteks loed kohtumõistjate raamatust ühte perioodi mitmesaja aasta vältel Iisraeli ajaloost ja sa näed seda,
kuidas 7 korda see rahvas tõusis ja langes ja tõusis ja langes. Nagu kummipall käis põmm üles alla. Ja sa mõtled, kuidas on võimalik, et sa ei õpi sellest, et kui sa jälle hakkad teenima ebajumalat, kui sa jälle lähed valesti, jälle see juhtub, et tuleb kusagilt mingi seltskond, kes tuleb ja hakkab suruma sind ja okupeerima sind ja ahistama. Ja see on nii, et miks sa ei õpi ometi sellest ajaloost? No siin me oleme täna, et õppida, et teha natuke paremini, eks ole, kui kohtumõistete raamatus. Aga esimese Korintuse esimeses peatükis salm 26 edasi Paulus ütles just ka meie kohta, koguduse kohta, mis käib ka Iisraeli kohta, sellise huvitava lause. Vaadake ometi vennad oma kutsumust, et mitte palju tarku liha poolest, mitte palju vägevaid, mitte palju suursuguseid, vaid mis on jõle maailma ees, selle on Jumal valinud. Et sõbrad, Jumala valik vahest ongi selline just meelega. Ta võtabki need inimesed, kes midagi ei ole. No meie koguduses on väga palju endisi narkomaane ja alkohoolikuid ja inimesi, kes kunagi, võib-olla 10-15 aastat tagasi veel, olid kaotanud igasuguse inimväärikuse. Ja teate, Jumal korjas nad üles, tegi nad puhtaks, tegi nad vabaks ja täna nad teenivad Jumalat. Neil on perekonnad, neil on ettevõtted, nad on, paljud neist on oma ühiskonnas eeskujud teistele. Ja siin see on, et Jumal valib vahest selliselt, et me ei mõista, miks Jumal valib. Ja samamoodi täna, tead, kindlasti oled sa pannud tähele, et täna väga palju kritiseeritakse Iisraeli. Miks nad nii teevad? Miks see juudi rahvas ikka nii teeb täna? Aga teate, see on Jumala valik ja see on tema asi. Teate, sõbrad, lõpus me näeme seda, et see oli õige, et ta selle rahva valis. No ma arvan, et me näeme juba seda täna päeval ka. Nii et on olnud helgemaid hetki, on olnud hullemaid hetki selle rahva ajaloos. Ma usun, et selle lühikese aja sees ma ei jõua päriselt kogu selle ajaloost läbi minna. Aga see on nii põnev, tead, mul on üks hea raamat, mis ma tahan sulle näidata. Olen väga palju lugenud kirjandust. Ja minu lemmikraamat on siin. Ma ei tea, kui sa oled kunagi näinud sellist raamatut. Kui sa seda näed, osta see omale. See on Jeruusalemm biograafia ja see on kirjutatud ühe inglise juudi poolt, Simon Sebag Montefiore on tema nimi. Selle pealkiri on küll Jeruusalemm, aga see räägib ka palju laiemalt selle rahva ajaloost, see räägib ka palju laiemalt ka kogu maailma ajaloost, mis käib läbi selle rahvuse. Nii et see tegelikult sellel ei ole punased kaanet, tal on üks niisugune kollane kaan muidu ümber, aga see on mul vist katki läinud. Nii et ma usun, et sõbrad, see on tähtis mõista Iisraeli, sest et nende ajalugu, see on meie ajalugu. Miks siis Jumal nii toimib? Jumal võiks ju valida ühe korraliku stsenaariumi näiteks. No võtame Jeesuse. Kui sa vaatad Jeesuse sündimise lugu, me jõuluajal oleme selle nii ilusaks teinud, kõik kaunistame ja räägime sellest kui sellisest suurepärasest, perfektsest, idüllilisest loost. Aga tegelikult see oli üks jube soperdus tegelikult. Ja kujuta ette, eks ole, 13-aastane tütarlaps nagu Maarja oli, ta jääb rasedaks. On ju, kihlumise ajal. Kujutage ette, ma ikka vahest oma koguduse jõuluajal ütlen, et me peame vahest kujutama ette seda lugu, et natuke aru saada, kui kohutav see tegelikult oli. Kujuta ette, kus sina oled suhtes kellegagi ja sul on ootused ja sa juba kujutad ette, milline teie elu saab olema ja oled kihlunud ja otsustate abieluda ja nüüd selline pauk on ju, eks ole. Siis see asi lõppes seal. Nad peavad olude sunnil kuskile matkama teise riigi otsa, tollel ajal eesel oli kõige kiirem Ferrari, mis üldse oli, liikusid kuidagi seal üle mägede ja naine oli viimaseid kuid seal eesli peal rappumas, ma ei kujuta ette, nad jõuavad kohale ja kohe see juhtubki, mida nad kartsid, naine hakkas sünnitama, hotellid on kõik täis, pole kuskil olla, lehmalaudas lõpetasid. Ja siis edasi, siis tuleb veel kuningas, hakkab neid tagama, tahab neid tappa ja nii edasi. Mis selles loos ilusat on, ütlege mulle? Mis romantikat te seal näete? See on üks kohutav segapudru.
Aga vaadake, Jumal toimib vahest läbi selliste segaduste, jamade, olukordade, mis lähevad hoopis teistpidi, kui meie plaanime. Ja vaadake, see on ka meie lugu. Ma arvan, et sa võiksid ka oma elu panna siia kõrvale ja mõelda, et just täpselt läheb meie elus vahest nii. Meie plaanime, mõtleme, me teeme nii, kõik läheb nii, aga läheb hoopis täiesti teistpidi. Ja sõbrad, Jumal valib hoopis teistmoodi kui tihti meie. Nii, järgmine punkt. See rahvas on jumalike eesmärkidega rahvas. Nagu ma ütlesin eespool ka, et kui Jumal kedagi valib ja kutsub enda juurde, siis tal on üks eesmärk. See inimene ei pruugi olla täiuslik, enamasti ei olegi, vahest on väga ebatäiuslik, vahest on parem, aga sellel kutsumisel on alati üks jumalik põhjus. Alati üks jumalik põhjus. Kui Jumal kutsus Abrahami esimese heebrealase, õieti kes oli Mesopotaamias, ka tema elu oli üks paras jama, ta oli esiteks ebajumala kummardaja. No Jumal kutsub ebajumala kummardaja enda juurde. Teiseks, ta oli juba 75-aastane ja neil veel siiamaani ei olnud last. No kui sa oled 75-aastane, sul ei ole last, siis ilmselt seda vist ei tulegi, on ju. Aga Jumal annab talle tõotuse. Ma teen sinu soo nii paljus, nagu on taevatähti. Ja ma annan sulle maapärandiks. Vau! Vaadake jälle, ta kutsub ühe isiku eesmärgiga, sest et ta näeb tema sisse nii sügavale. Ta näeb, kuidas ta käitub tulevikus. Ta ütleb, et ma tean, et Abraham käsib oma lapsi hoida Jehova teed. Ta näeb teda ette kaugele, mida Abraham näeb endast. Puudulik mees oma puudustega, lootusetu inimlikus mõttes, samamoodi naine. Ja vaadake, sõbrad, Jumal kutsus Iisraeli ühe põhjusega, ühe jumaliku eesmärgiga. Natuke statistikat. Nimi Iisrael või iisraellane on Vanas Testamendis mainitud 2500 korda ja Uues Testamendis 79 korda. Ma arvan, et kui piibel midagi nii palju mainib, siis see on tema jaoks tähtis. Siis on Jumala jaoks tähtis. Miks ta nii palju paneb ühte asja piiblisse? Et me peaksime natukene seda asja ka uurima. Iisraeli siis ajalugu ja kõiki neid põhjuseid. Tihti Uue Testamendi kogudusel on see kiusatus, et me oleme jõudnud nüüd Uude Testamenti, meil hakkab peale Mattuse evangeeliumiga ja lõpeb ilmutusega ja kõik, mis sinna vahele mahub. Ja me kuidagi unustame sageli ära selle, kust me tegelikult tulnud oleme. Aga kui Jumal paneb nii suure rõhu Iisraelile, siis me peaksime ka Uue Testamendi koguduse päevil nagu uurima ja vaatama selle sisse sügavamale, kui see pinnapealselt paistab. Nüüd räägime kahest tõotusest, mida Jumal andis Abrahamile. Räägime maast ja räägime rahvast. Maa ja rahvas. Jumal andis Abrahamile 2 tõotust. Mõlemad olid võimatud. Sellepärast need ongi Jumala tõotused, et need on võimatud. Kui Jumala tõotus on sinu jaoks võimalik, mis sa loed piiblist, sa võid seda ise ka teha siis, kui see võimalik on. Aga Jumal annabki meile tõotus, et ta ütleb, ma teen sulle seda, ma viin sind sinna. Ja sa mõtled, ei ole võimalik. Kui Jumal kutsus mind, ma räägin võib-olla paar sõna oma elust, siis mina olin selline inimene, et kui ma olin koolis, teie vanune, kõige suurem irm minu elus oli seista inimeste ees ja rääkida. Ma isegi mingites klassides, kui ma teadsin, et ma pean nüüd järgmine päev minema vastama, siis ma ei läinud kooli. Ma nii kartsin. Ja Jumal ütles mulle, sa saad kuulutama inimestele, rahvastele, suurtele hulkadele. Sa saad kuulutama erinevatel maadel, erinevates keeltes. Täiesti võimatu. Seda võib teha ainult Jumal. Ta võtab kellegi, kes ei suuda isegi 23 õpilasele klassi ees midagi rääkida. Ja ta võtab ja ta paneb ta sinna. Nii et Jumal andis 2 võimatut tõotust selle Abrahamile. Esiteks ta oli viljatu, nagu me rääksime, ja teiseks maa
mida ta tõotas talle anda, seal juba elati, see ei olnud lihtsalt tühi maa. Ja Jumal tõotas, ma annan sulle sinu soole, ma annan selle maa igaveseks pärandiks. Nüüd, miks Jumal andis need 2 tõotust? Esiteks, Jumal teadis, mis on vaja teha. Ta oli juba Eedeni aiast peale andnud tõotuse inimesele, Aadamale, et ma saadan Messia. Nüüd selleks, et saata oma poeg Messias ja maa peale päästma inimkonda patust, on ju vaja ühte kohta, kuhu ta füüsiliselt tuleks, on ju. Ta ei saa ju kuskil õhus rippuda. Peab olema üks maa, peab olema üks rahvas, kelle keskele ta tuleb, mis on ette valmistatud selleks protsessiks. Ja need 2 asja, läbi Piibli lugedes, läbi Vana Testamendi lugedes, see kordab jälle ja jälle maa ja rahvas, maa ja rahvas. Joeli 4.1 ütleb nii. Ja vaata, ma teen neil päevil sel ajal, kui ma pööran Juuda ja Jeruusalemma vangipõlve, ma kogun kõik paganad ja viin nad alla Joosafati orgu ja seal ma käin kohut nendega, oma rahva ja päris osa Iisraeli pärast, sest nad pillutanud paganate sekka ja nad on jaotanud minu maa. Pane tähele seda sõna, minu maa. Maailmas on üks maa, mida Jumal nimetab minu maaks, Jumal taevas. Ta on loonud terve maakera, aga ta ei ütle, et seal kuskil Filipiinidel on ilusad vihmametsad ja kuskil on ilus Amazonase jõgi ja see on minu maa. Ta ei ütle seda nii, aga ta ütleb täna seda selle maa kohta, mis on seal, teate, kus see on? Olete näinud kaardi peal, kus on Iisrael? Ma oleks pidanud tegema slaidi. Aga ma arvan, et te olete niivõrd palju saanud kooliharidust küll. Et te teate, et see on Vahemere idakaldal ja see on üks väike tükikene. Selle tänase Iisraeli territoorium on pool Eestit. Pool Eestit, kujutage ette. Kui väike on Iisrael tegelikult. Aga sellel maal käies tundub, et see on ülisuur, sest et seal kogu aeg kõik vaheldub. See on üks hea maa. Minu meelest see on maailma parim maa. Kui ma oleks Jumal, ma oleks ka selle maa andnud neile, keda ma armastan. See tõesti, kujutage ette, poole Eesti maal, territooriumil, sellisel suurusel territooriumil, praegusel ajal, kui sa lähed praegu Iisraeli, lähed kõige põhjapoolsemasse tippu Iisraelis, sa võid suusatada seal, paned suusad alla, tuled Hermoni mäest alla, nii et vuhiseb, sõidad slaalomit seal. Hüppad autosse ja sõidad kõige lõunapoolsemasse punkti ja sa ujud korallide vahel. See on üks maa, üks riik ja sa võid seda teha. Miks Jumal andis seda sellele maale? Sellepärast, et ta armastab seda rahvat ja ta tahtis neile anda kõige ägedama koha kogu maailma peal. Võiks veel väga palju rääkida sellest maast, aga aega pole lihtsalt. Nii et ta nimetab mõlemat enda omaks. Et see maa, Iisraeli maa on väga huvitav, kui sa uurid seda pika ajaloo vältel, siis see maa on tihti läinud ära nende käest nende sõnakuulmatuse pärast, selle rahva sõnakuulmatuse pärast. Aga ma ütlesin ka, et Iisrael ei ole olnud kogu aeg Jumalale ustav. Nad on kogu aeg kõikunud. Ja üks sugupõlv on teeninud Jumalat, on olnud väga ustav, Jumal on neid õnnistanud, nagu Taaveti ja Saalomoni päevil, aga siis tulid järgmised kuningad, kes hakkasid teenima teisi jumalad ja mis juhtus lõpuks, oli see, et see maa läks ära nende käest ja Jumal hoiatas neid. Ta ütles, et kui te teete kurja, siis teid aetakse ära sellelt maalt. See oli Jumala hoiatus ka neile. Aga mis on väga äge selles loos, on see, et iga kord, kui see rahvas on pagendatud, näiteks võtame Paabeli vangipõlv või kõik need pikad erinevad impeeriumid, kes on seal viimase 2500 jooksul valitsenud. Iga kord, kui Iisrael on sealt pagendatud, on see maa laostunud. Mark Twain, teate sellist kirjanikku? Mark Twain oli selline huvitav reisimees ka, peale selle, et ta kirjutas. Ja tollel ajal 1800-ndate kuskil keskel oli hästi populaarne see, et kellel oli vähegi raha, see läks palverännakule sellele maale. Ja tema läks, see oli 1860 millegagi sinna
ja tal olid suured ootused, ta arvas, et ta läheb pühale maale, seal kõik õitseb ja see on kena ja ta läheb sinna ja ta kõnnib Galileas ja ta kirjutab oma reisikirjadesse nii, ma kõnnin 15 miili ja ma ei kohta ühtegi inimest. Siin on sood, siin ei ole inimesi, see on tühi maa, see on raisku läinud maa, ma olen täiesti pettunud. Miks oli see juhtunud nii? Sellel põhjusel, et see rahvas oli sealt ära pagendatud, kellele Jumal selle maa andis. Iisrael, rahvas ja maa on seotud omavahel. Täna, kui me käime Iisraelis, teate, me olime jaanuaris just Iisraelis. Ja see on hämmastav, kui sa lähed kusagile kohta, sa oled võib-olla seal olnud aasta aega tagasi või isegi pool aastat tagasi ja sa lähed sinna, vaatad, mis siin on tehtud? Jälle on midagi ehitatud, jälle on tehtud pargid, on infrastruktuuri arendatud, suured teed, ei oska enam sõitagi. Ennem ei olnud, nüüd on suured maanteed, kiirteed ehitatud ja see areneb tohutu kiirusega. Miks? Sellepärast, et see, kellele Jumal selle maa andis, selle rahvale, on tulnud tagasi selle maale ja on ehitanud seda ülesse ja see hakkab õitsema nende kätes. Ma ei tea, kas on teist keegi Surnu mere ääres olnud? Surnu meres. Ma näen, 3 inimest on olnud. Ülejäänutel on aega. Ma soovitan minna sinna, enne kui see ära kuivab. See on nii äge koht. Tead, meil oli ükskord kaasas üks vend ja tema ütles, et mina ei lähe ujuma, sest ma ei oska ujuda. Ma ütlesin talle, usu mind, sa oskad ujuda, siin sa oskad ujuda. Ta läks vette, viskas ennast sinna vee peale selili. Ma ujun. Sellepärast, et see vesi on nii soolane, et see lihtsalt kannab sind vee peal. Väga veider tunne on. Aga kui sa sõidad Iisraeli territooriumil mööda Surnumere äärt, siis seal on lõputud rannad, mis on ehitatud inimestele, kus on dušid ja liiv ja päiksevarjud ja hotellid ja söögikohad ja tohutu äge infrastruktuur. Ja siis me läksime, oli see COVID-i ajal, me läksime Jordaaniasse, teisele poole, sama merd teisele poole. Ja teate, me otsisime mitu päeva kohta, kust üldse vette saadagi. Seal on kõik sodi, seal on prügistunud, seal pole randu tehtud, seal pole mitte midagi tehtud. See on laostunud. Ja ma mõtlesin seda mõtet, et see maa on täna antud peremeestele. Teisel pool merd, see on nende käes, kes ei ole selle maa peremehed. Ja see ei õitse, absoluutselt mitte. Ja teate, see on nii hämmastav, et väga hämmastavad seosed on selle maa ja rahva vahel. Neist võiks palju rääkida, aga lähme edasi. Järgmine punkt on Iisrael on ainus etniline rahvas, kes on säilinud Abrahamist peale. Nüüd, kui Jumal kutsus Abrahami, tegelikult Jumal kutsus juba Abrahami isa. Ma ei tea, kas sa oled kunagi lugenud, tavaliselt hakatakse lugema seda lugu 1. Moosese 12. peatükist, et Jumal ütles Abrahamile, aga kui sa loed 11. peatüki lõpuosa, siis sa näed, et tegelikult Jumal kutsus juba Abrahami isa ja ta ütles talle, mine maale, mille ma sulle näitan. Ja ta hakkas minema, aga tead, mis juhtus temaga? Ta jõudis kusagile ilusasse kohta, mille nimi oli Haaran, ja ta jäi sinna kinni. Ta ei jõudnud sinna, mida Jumal ütles talle. Kas meiega ei ole ka vahest nii? Jumal ütleb meile midagi, annab meile suuna või sihi, me hakkame liikuma sinna, aga siis me jõuame kusagile kohta, mis on nii ilus ja nii hea ja nii head võimalused on siin. Ja ta jäi sinna ja Piibel ütleb, et ta suri seal ja pärast seda, kui tema isa suri, siis ütleb, ja Abraham läks sinna maale pärast seda. Ja tema sai selle maa pärijaks, sest et ta kuuletus Jumalle. Aga mis on hämmastav, et täna sa võid käia Iisraelis ja sa võid minna sellesse hauakoopasse, kus on maetud 3800 aastat tagasi Abraham. Füüsilises mõttes. Kujutad ette, kas midagi sellist on maailmas olemas? Ja see on päriselt see koht, millest räägib meile Piibel, et ta ostis selle ühe Hetiit Hefroni käest 400 seekli eest. See on kirjas Piiblis, sa võid täna sinna minna ja see juhtus juba 3000, võib-olla mitte 800, aga 600 aastat tagasi umbes. Sõbrad, see rahvas on tohutu ime. Jah, on olemas täna
võib-olla ka teisi rahvaid selles mõttes, no näiteks egiptlased, mõned ütlevad, jaa, aga näed, täna on Egiptuses egiptlased. Tegelikult need ei ole etnilised egiptlased, need on ühes sellises rahvastes sulatuse katlas segunenud erinevad hõimud, enamasti araablased, kes seal elavad. Aga neid on hakatud kutsuma selle territooriumi järele selle rahvuse nimega, kuigi see tegelikult ei ole nii. Aga mis on selles rahvas erilist? Mis on juudi rahvas erilist? Kui me võtame viimase 1900-aastase perioodi näiteks, nüüd 1900 aastat on pikk aeg. Peale Jeesust, kui Jeesus profeteeris selle rahvale ja ta ütles neile, et te olete hüljanud mind ja sellepärast jäetakse teie koda maha. Matteuse evangeeliumis ütleb seda. Ja teate, see juhtus täpselt nii. Iisrael sai laiali pillutatud üle kogu maailma see rahvas. Ma usun, et sul on ka kindlasti sõpru, kes on Eestist kolinud välismaale. Kas õppima, elama. Mul olid üks tuttav perekond 87. aastal, nad kolisid USA-sse ja elasid seal päris pikka aega ja siis kuskil 15-20 aasta pärast nad tulid tagasi Eestisse. Ja teate, nende lapsed, kes õppisid siin Eesti koolis, tulid tagasi ja nad ei osanud enam eesti keelt. Isa pidi tõlkima neile. Ja ma mõtlesin, vau, see võttis aega 15 aastat, et ühest eestlasest sai ameeriklane. Eks ole, Soome lähevad palju tööle ja nii, ja tulevad tagasi aasta pärast ja puterdavad eesti keelt juba, eks ole. Ei oska, soomekeelsed sõnad tulevad. Ma tean ise, ma olen ka Soomes palju käinud, on ka juhtunud seda. See on loomulik protsess inimesega ja ühe rahvaga, et kui sa lähed ühe teise rahva keskele elama, siis ajapikku sa kaotad selle rahvusliku identiteedi. Sa kaotad selle, kes sa tegelikult oled ja sinu lapsed juba, nad võib-olla sinu jutustusest mäletavad, et ahaa, mu isa elas kuskil sellisel väiksel maal seal kuskil Eestis ja nii edasi. Aga see kõik kaob ja see kaob päris kiiresti tegelikult. Nüüd, see rahvas oli laiali pillatud üle terve maailma. Ja kujutad ette, 1900 aastat hiljem, no võib-olla natuke varem, ütleme 1850 kuskil, aastat hiljem avanes neil võimalus hakata tulema tagasi oma selle rahva ajaloolisele kodumaale 1800-ndate lõpust. Võib-olla olete lugenud selliseid huvitavaid nagu Iisraeli lähiajaloost, selliseid sionismi liikumine, mille liider oli Theodor Herzl, üks Austria ajakirjanik, ja tema nägi seda nägemust väga selgesti, et see rahvas ei saa kunagi olema Euroopas rahulikult elama, vaid ainult siis, kui neil on olemas kodumaa, kus nad võivad elada. Ja ta hakkaski nagu seda liikumist nagu üles tõstma, et te peate minema tagasi sellele maale, kus teie esiisad kunagi on elanud. Ja te teate, et seal juba elasid inimesed ja juba uued asunikud olid. Aga sealt hakkas peale üks selline liikumine, kus hakkasid minema tagasi kodumaale, Iisraeli, sinna samasse kohta, sellele maale, kus Jumal viis oma rahva, kui nad läksid välja Egiptusest. Ja nad hakkasid tulema tagasi sinna maale. Ja teate, Jumal taastas nüüd 1850 aastat hiljem sellele rahvale kõik, mida nad isegi olid selles mõttes minetanud. Noh, näiteks kõik nad tulid tagasi, nad rääkisid erinevaid keeli, kes Euroopa juudid, kes olid kuskilt sealt Hispaaniast, nad rääkisid sellist keeli nagu sarfati keel, teised rääkisid ladinot, kes olid Saksamaa piirkonnast, hästi palju juuti oli sealt. Ja igaüks, kes siis võib-olla teiste rahvaste keskel elas, nad tulid, nad rääkisid erinevaid keeli. Nüüd kujutad ette, heebrea keel, mis oli juudi rahva keel algusest peale, oli muutunud või oli kasutusel tollel ajal ainult sünagoogides. Selles keeles palvetati, selles keeles loeti, sest et Toora ja prohvetid olid ju heebrea keeles. Selles keeles, aga nad ei osanud suhelda selles keeles. Ja siis tuli üks juut Leedust, tuleb sinna maale ja ta on ka ajakirjanik
ja ta oli Jeruusalemm Postis siis ajakirjanik ja ta vaatab kogu seda segadust, ütleb, teate, nii ei lähe. Me peame tooma tagasi selle keele, mida rääkisid meie esisad. Ja kõik naersid teda välja, ütlesid, kuule, nalja teed või seda keelt ei ole räägitud praktikas üldsegi ligi 2000 aastat ja nüüd sa tahad tuua seda keelt tagasi. Ja teate, mis tema tegi? Ta ei andnud järele. Ta hakkas mõtlema välja uusi sõnu, sellepärast, et nüüd kujuta ette, kui sa oled täna siin ruumis, vaata neid asju, mida ei ole olnud olemas 2000 aastat tagasi. No enamus asju, sellel ei ole nime. Kõlarid näiteks, ripuvad sellised kastid siin üleval. Kuidas sa neid nimetaksid, kui sa oleksid tulnud 2000 aastat tagasi ajarännakuga siia? Sa oleks enne kohta öelnud kastid, eks ole, või valgus või pirn või lamp või mikrofon või mis iganes. Neid sõnu lihtsalt ei olnud. Ja teate, mis tema hakkas tegema? Eliezer Ben Yehuda oli tema nimi. Tema hakkas mõtlema neid sõnu välja. Ta tuletas need enamasti Toorast, võttis piibli lahti ja vaatas, see sõna elekter, kuidas me selle sõna mõtleme välja. Ja ta jalutas ühel päeval Jeruusalemmas mööda elektrikapist ja nägi seal peal on selline välk, eks ole. Ja välk on heebe keeles hashmal, siuke sõna. Ta ütles, vot see sama sõna hakkabki tähistama elektrit. Ja kuna ta oli ajakirjanik, siis ta mõtles öösel üks paarkümmend sõna välja, päeval ta kirjutas artikli ja ta pani need uued sõnad sinna kõik sisse. Ja inimesed lugesid seda ajalehte, nad võtsid need kasutusele. Ja teate, täna räägitakse seal seda keelt, mis oli 2000 aastat surnud. Sõbrad, ma võiksin teile rääkida asjadest, mis olid võimatud, aga Jumal tegi nad võimalikuks taas ja taas. Nii, kus me jäime nüüd? Vaatan kellaga vahepeal. See rahvas, kes on elanud 2000 aastat teiste rahvaste keskel, tuleb tagasi ja nad saavad tagasi kõik need asjad, mis nad on kaotanud. Oma maa, oma riigi, oma keele, oma kultuuri, oma sõjaväe, oma usu ja kõik, nad saavad kõik tagasi. Sõbrad, nimetage midagi sellist ajaloost. Sellist asja, sellist isegi ligi lähedaselt võrdpilti ei ole olemas ajaloos. Mitte kusagil, mitte kuskil pole juhtunud midagi sellist. Me võiksime öelda, et see rahvas on üleloomulik rahvas. Kui nad on olnud laiali pillatud, siis Jumal on valvanud nende üle ja ta ei ole lasknud neil päriselt hukkuda ega hävida ega sulanduda teiste rahvaste keskele. Nüüd me võiksime öelda seda, et Iisrael on palju kannatanud rahvas. Ma arvan, et te olete kuulnud seda, et juudi rahvas on väga palju kannatanud rahvas. Aga miks ta on kannatanud? Ta on kannatanud sellepärast, et nad on eksinud. Ja Jumal, kes ise nimetab ennast Iisraeli rahva isaks. Nüüd teate, kes on isa? Mis te arvate? Mis võiks defineerida kõige paremini isa? Kas isa on see, kes toob siis toidu külmkappi ja oma palgakoju ja annab sulle taskuraha või uued riided osta. Seda ka, aga kõige olulisem sõna, mis iseloomustab isa on see, kes kasvatab oma poega. Teate, see, mida Jumal on teinud Iisraeliga, on see, et ta on neid kasvatanud. Kui nad on läinud viltu, siis ta ei ole lasknud neil minna viltu. Ta on lubanud tulla nende üle rasked ajad, mis on pannud neid tulema tagasi tema juurde. Ja vaadake, see ongi kasvatus. Ja teate, täna, kui sa loed, vaatad tagasi pikka aega, Jeremia aega näiteks, 31.45 ütleb Jeremias nii, nõnda ütleb Jehova, kes on pannud päikese valguseks päeval, kuu tähtede korrad valguseks öösel, kes liigutab merd selle lainet kohama, vägede Jehova on tema nimi. Kui need korrad nihkuksid mu palge ees, ütleb Jehova, siis lakkaks ka Iisraeli sugu alatiseks olemas rahvas minu ees. Nüüd Jumal ütleb, et kui sa homme hommikul tõused ülesse ja sa kuuled uudistes, et Iisraeli rahvas on hävitatud, oled sa kuulnud täna sellist loosungit nagu jõest mereni. See loosung, see lause tähendabki, et see rahvas tuleb hävitada. Ja neid, kes seda loosungit kordavad, ei ole mitte ainult Hamas või Hezbollah, need on ka Ameerika ülikoolides muuses, kes õpivad, üliõpilased. Väga pimedus, suur pimedus. Aga pane tähele, mis siin ütleb. Jumal ütleb, et
selle rahva püsimine on sama kindel kui tähed taevas, päike ja kuu taevas. Nii et kui homme päikest ei ole, no võib-olla on pilved, siis sa ei näe teda, aga kui päikest ei ole ja kuud ei ole taevas ja täht ei ole taevas, siis järelikult võib olla see rahvas hävitatud. Aga niisama kindel, kui on see, et taevakehad liiguvad oma orbiidil, on see, et Jumal valvab selle rahva üle. Mis me veel räägime? Õnnistatud rahvas. 1. Mooses 12.1. Mine omalt maalt, oma sugukonnast, oma isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks, ma õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, ma panen vande alla need, kes sind neavad ja sinu nimel õnnistavad nendid kõik suguvõsad maa peal. Sõbrad, siin on korrutatud 1, 2, 3, 4, 5 korda sõna õnnistatud. Jumal teeb kindlaks sellest, et see rahvas on õnnistatud. Nüüd, kui sa vaatad tänapäeva maailma, kellel on siin iPhone või iPad või mingi mis on, näed, siin juba tõusevad telefonid, iPhone'i armastajad, väga kena. Kas sa tead, et ilma selle rahvata sul seda telefoni ei oleks? Nemad on leiutanud kiibid, millega see toimib täna. See on ainult üks näide, ma arvan, see on võib-olla üks parem näide. Kui palju on täna Iisraeli rahvas andnud täna kogu maailma panusesse? Nii poliitikas, kunstis, kultuuris, muusikas, kõiksuguses innovatiivsuses, teaduses, hariduses, kõikjal on juudid liidrid. Kõikjal. Rääkimata ärist või pangandustest või sellistest asjadest. Jumal on andnud selle ande neile ja paljud on kadedad, ütled, juudid panevad raha oma tasku. No nad oskavad teha äri, jah, muidugi, mõnel on kahju, aga see on hämmastav, et Jumal õnnistas seda rahvast mitmel korral. Me loeme 1. Moose 27.33, mul pole aega, et kõiki välja lugeda sulle, aga siin oli 2 venda, oli Eesav ja Jaakob. Ühest sai Iisrael ja teisest sai üks teine rahvas, Edom, teisel pool Surnumerd. Üks nendest pidi saama õnnistatud ja teine mitte. Ja teate, kes pidi saama õnnistatud? Eesav pidi ju saama, sest ta oli vanem. Temale kuulus isa pärand. Aga teate, mis juhtus? Loete seda huvitavat lugu, kuidas siis Jaakob ja Rebeka seal tegid, tead nii igasuguseid asju, mis tegelikult nad ei oleks pidanud tegema. Aga lõpuks sai Jaakob õnnistatud ja kui see isa, kes oli pime, kes enda teadmata õnnistas hoopiski seda poega, keda ta ei tahtnud õnnistada, aga keda Jumal oli valinud ja määranud olema õnnistuseks, siis ta hüüatas nii. Kes oli siis see, kes jahilooma küttis ja mulle tõi ja mina sõin ja õnnistasin teda ja õnnistatuks ta jääbki. Pane tähele, õnnistatuks ta jääbki. See on see, mida Jumal ütleb selle rahva kohta. Teine väga hea lugu on 4. Mooses 23, kus sa loed, kuidas kuningas Baalak palkas ühe prohveti Iisraeli rahvast needma ja see prohvet Bileam tuli sinna mäe otsa ja ta tahtis neid needa, sest et ta oli raha saanud selle eest, et needa Iisraeli, kaugelt tulnud. Ja ta hakkas kõnelema ja tema suhu tulid hoopis teised sõnad. Ja nii 3 korda ta õnnistas Iisraeli needmise asemel. Vau, see on õnnistatud rahvas. Mineviku ja tuleviku tõotusega rahvas. Mineviku ja tuleviku tõotusega rahvas. Eks ole, me lugesime, mis Jumal ütles, ma teen sind suureks rahvaks, ma õnnistan sind ja ma teen su nime suureks. See on toimunud minevikus. Jumal on õnnistanud seda rahvast ja neil on tõotused Jumala käest olnud. Ja neil on tõotused ka mitte ainult selleks ajaks, vaid ka tuleviku jaoks. Nüüd ma võib-olla ütlen sulle kiiresti, kui sa teed märkmeid või võib-olla saad seda üle vaadata praegu või pärast, mis me praegu räägime. Siin on 5 sellist perioodi. Seina peal on kõrval, väga hea. 5 sellist perioodi, muidugi võiks veel rohkem seda aega nagu lõigata tükkideks ja rohkem panna neid, aga ma arvan, et nii oleks väga hea. Esimene periood oli patriarhide periood Iisraeli rahva ajaloos. Abrahamist siis
rahvani. Abraham, Iisak, Jaakob ja tema 12 poega. Ja see oli kuskil umbes 600 aastat, 500 aastat, oli patriarhide periood. Teine periood oli see, kui Jumal viis nad välja Egiptusest, nad läksid omale maale ja nad rajasid seal kuningriigi. See oli kuningriigi periood siis, ehk siis eksodusest või väljarändest siis kuni Jeesuseni. Ka päris pikk periood. Järgmine oli diaspora, mis tähendab laiali pillamist, hajutamist üle kogu maailma ja see oli just, millest me rääkisime, ligi 2000 aastat siis, jah. Nüüd 4. periood on taastamise periood. Hämmastav, et Jumal on tõotanud taastada seda ja ta tegigi seda, nagu ma teile mõne näitega juba esile tõin. Jumal taastas selle rahva ja see on veel täna kestmas, see taastamise aeg on täna kestmas. Ja teate, mis tuleb pärast seda? Nüüd me elame praegu selles 4. faasis Iisraeli rahva ajaloost ja 5. on taastamisest Jeesuse kuningriigi rajamiseni. Ja vaadake, sõbrad, see on üks tõotus, mis veel ei ole täitunud. Aga see täitub millaski. Me usume, et varsti. Kui tuleb Jeesus tagasi siia maa peale, siis kuhu ta tuleb valitsema? Eestis on liiga külm, ta ei tuleks siia. Jeesusele ei meeldi külm. Ja. Ma ei tea, mulle ka ei meeldi. Aga ta tuleb, piibel räägib sellest, et ta tuleb ja maandub Jeruusalemma, Õlimäele. Me oleme ikka olnud seal ühes hotellis, seal Õlimäel tihti. Väga äge hotell, väga suurepärane vaade on. Aga ma alati ütlen, et Jumal, et teeme nii, et nii kaua, kui me siin hotellis oleme, ära veel praegu tule. Sellepärast, et Sakarja kiri räägib sellest, et kui Jeesuse jalad puudutavad seda mäge, siis toimub suur maavärisemine ja see mägi läheb pooleks. See ei oleks just väga hea aeg seal olla. Maavärisemine toimub, jah. Okei, nii et sõbrad, see on veel üks tõotus, mida Jumal on andnud Iisraeli rahvale. Nii, ma ei tea, kuidas me teeme. Mul on võib-olla veel mõned üksikud mõtted. Kui teil on küsimusi äkki, kas me saaks küsimusi ka teha? Ma räägin veel ühest punktist ja see on viimane. See on koguduse juurte rahvas. Ehk siis rahvas, kelle sisse, kelle tõotustesse lähevad koguduse juured. Kogudus, kellest meie täna oleme osa. Loeme Rooma 9:4. Kes on iisraelased, kellele kuuluvad lapse õigus ja au, lepingud ja käsu andmine, Jumala teenistus ja tõotused, kelle omad on esiisad ja kellest Kristus on pärit liha poolest. Nüüd vaata, kui palju on siin selles 2 salmis loetletud üles neid asju, mida Jumal andis Iisraelile. Ja nüüd ma loen sulle Galaatia 3:14, et Abrahami õnnistus saaks paganaile osaks Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse. Nüüd pane tähele, meie, kes me täna oleme Jeesuse rahvas, Uue Testamendi rahvas. Piibel ütleb, et Kristuse kaudu me saame mitte ainult need tõotused, mida on antud Uues Testamendis, vaid ka need, mis on ennem seda. Abrahami õnnistus. Kõik see, mida Jumal tõotas Abrahamile tema soole, ta ütleb, Abrahami õnnistus saaks osaks paganatele. Halleluuja, tänu Jumalale. Me näeme seda, kuidas sõna, mida Jumal andis oma rahvale, on hämmastav, et kui Jumal viis välja oma rahva Egiptuses, siis see rahvas oli üks, me ütleksime, 3-miljoniline kamp orjasid. Nad ei teadnud üldse, mis on õige, mis on vale, kuidas asjad tegelikult käivad, mida Jumal tahab, siis esimene asi, mida Jumal tegi, kui ta viis nad välja, mõned nädalad hiljem, ta andis neile seaduse, kuidas tuleb elada, mis on õige, mis on vale, mida tohib, mida ei tohi. Me tunneme 10 käsku, eks ole. Ja rohkem veel, ta õpetas, kuidas praktilisi asju, kuidas omavahelised suhted peaksid olema, kuidas abielusuhted peaks olema, kuidas suhe Jumalaga peaks olema, kuidas Jumala teenistus peaks olema. No, me teame, et tuli Jeesus ja Uus Testament on rajatud parematele
nii-öelda Jumala teenistuse alustele kui see, on sul hea meel, et sa ei pea minema lammasõlal pühapäeva hommikul homme kogudusse ja siis pastor peab selle lamba seal veristama kõikide ees ja siis ohverdama, panema selle lamba põlema seal ja Jumalale ohverdama. Mul on nii hea meel, ma ei oleks pastor siis kindlasti. Mulle ei meeldi lambaid tappa. Aga meil on paremad tõotused ja see on Jeesus. Nüüd, mul on veel mõned asjad lugeda, ma katsun need asjad ära lugeda sulle. Mis on siis, kuhu need juured lähevad? Võib-olla, kui sa loed Uut Testamenti, siis sa ei saa nagu täpselt aru sellest, mis rahvusest olid need inimesed, kellega Jumal tegeles alguses. Nüüd, esiteks, Jeesuse jüngrid olid 100% kõik iisraellased muuseas, ei olnud ühtegi eestlast. Kõik olid juudid. Nüüd teiseks, see sõnum ja missioon, mida Jeesus ütles, viimasena ta ütles, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi, tehke jüngriteks, ristige need minu nimesse. See oli antud neile ja ainult juudid tegid seda ligi 8 aastat. Vau, päris pikk aeg. Ei, ükski teine rahvas ei olnud osa sellest. Alles siis, kui Korneliuse majas Peetrus kuulutas neile, kes olid roomlased seal põhiliselt, said nemad püha vaimuga täidetud ja päästud, siis hakkasid seda ka tegema muud. Algsed koguduse juhid ja alustajad, evangelistid olid siis juudi rahvusest. Kõik, kellede kaudu pandi kirja püha kiri, ka Uus Testament, välja arvatud Luukas. Ei tea, mis rahvusest ta täpselt oli. Aga olid juudid. Me oleme saanud selle rahva kaudu omale täna kaante vahele Jumala sõna. Sõbrad, kui oluline mõista need asju. Paulus, kes oli keskne figuur hilisemas Uues Testamendis, kes kirjutas siis väga, väga olulise osa Uue Testamendist, need kirjad, selle ilmutuse, mida Jeesus tegi ja miks ta pidi tulema ja nii edasi, oli tegelikult Benjamini soost. Ka iisraellanne, eks ole. Aga tema omad ei võtnud teda vastu ja siis pöördus Jumala sõna ja pääste ka teiste rahvaste poole. Nii et minul on igal juhul selle üle väga hea meel, et meie täna, kes me siin oleme, mis iganes rahvuses sa oled, sa võid olla selles kindel, et sinuni on täna jõudnud sõna ühel põhjusel, et see rahvas rahvusena, nad hülgasid selle. Sellepärast Jumal andis sõna täna meie kätte. Vau, see on nii imeline. Efeesuse 2.13 ütleb nii, teie, kes te enne olite kaugel Kristuses, Jeesuses, te olete saanud ligi. Tänu Jumalale selle eest. Nii et palvetame selle rahva üle, oleme tänulikud Jumalale selle eest, et ta on selle rahva kutsunud, kõik need imed teinud nendega ja nende läbi, millest ka meie oleme saanud osa. Nii, mõni minut on. Kas on küsimusi kellelgi? Võivad olla ka provokatiivsed küsimused. Jah. Kas eesti keeles? Inglise keeles. Kui te inglise keelt oskate, siis minu arust üks parim teos on, ma vist võtsin kaasa või ma ei mäletagi. Need raamatud on kõik sellised parajad telliskivid. Nad ei mahu, need ei ole kaasas kandmiseks mõeldud. Aga on selline mees nagu Josephus. Vaat Josephuse teosed on olemas täius, see on sama paks klots kui see. Ja kogutud teosed just, et see on nagu minu arust, sest on üks põhiline allikas, millest me teame üldse Iisraelist, Iisraeli rahvast, on piibel. Ja see on piiblis kirjas. Aga mõned ütlevad nii, no see on piibel, juudid on selle välja mõeld kuskil ja nii. Aga nüüd, kui sa loed Josephust, siis seal on asjad kirjas, mis lähevad täpselt kokku piibliga. Selle ajalooga, nende isikutega ja kõigiga. Ja muuseas, tema räägib ka Jeesusest. Nii et väga huvitav. Et kindlasti Josephus on üks parimaid kirjanikke, siis seal on, inglise keeles on ääretult palju Iisraeli ajaloost. Mul on üks väga hea raamat selline, mis räägib kõik just täpselt see, mis ma täna sulle rääkisin või palju ma ei jõud rääkida, aga just nendest ajaperioodidest. Ja see raamat on ka, et see läheb läbi algusest peale, kus hakkad sa lugema nagu Iisraeli ajaloost,
kaua ennem, kui see veel piiblisse kirjutati, need sündmused. Ja ta jõuab siis nagu tänapäeva välja. Siis veel on üks hästi hea raamat minu arust, see võib-olla puudutab küll ainult ühte perioodi, mis on ka eesti keeles, see on Jeesuse jälgedes või mis ta on täpselt, Kroll on tõenäoliselt kirjutanud, mitte Allan, aga oli Gerhard Kroll vist, üks sakslane. See on niisugune suur raamat, Gerhard Kroll Jeesuse jälgedel või jah, kuidagi selline pealkiri on. Seal on väga hästi räägitud nendest kohtadest, väga palju ka arheoloogiast ja kõike sellist asja, mis ta on kirjutanud. Väga hea raamat. Nii et, ja ma arvan, et tänapäeval on muidugi see, et net on täis kõike. Guugeldage, YouTube. Aga ütlen siia vahele ka, et väga palju on jama. Ära kõiki lihtsalt võta sellepärast, et seal on lihtsalt ka selliseid nagu keegi arvab midagi asjast. Ja siis ta arvab, et esitabki seda nagu tõena või nii, et see nii nagu ongi. Aga lihtsalt sõeluge läbi, on väga palju selliseid, kes uurivad asja, on jõudnud selgusele, on leidnud, on avastanud ja nii edasi. Nii et me elame imelisel ajastul, sõbrad, imelisel ajastul. Kui Paulus seda kõike näeks, ta keeraks hauas külge, mida meie kõik täna võime siin teada saada ja uurida. Nii, aeg on läinud ja olge väga õnnistatud, armastage Iisraeli, seisame Iisraeli kõrval, palvetame Iisraeli eest, sest et viimane mõte, mida ta ütles siin ka, et ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla need, kes sind näevad. 1. Moosese 12.3, nii et palvetame, õnnistame Iisraeli, siis sa oled ka õnnistatud. Amen!